mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes aias, mis aias. Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Tänin. Silja, kes ja mis meil täna aias on? Seoses sellega, et novembri lõpus toimuvad esimesed Tallinna lasteaedade õppejuhtide inspiratsioonipäevad, palus seda korraldav aktiivgrupp meil avada õppejuhtide temaatikat ja teeme seda täna 2 osas. Esmalt kõneleme Tallinna Sipsiku lasteaia õpetaja Marilyn Johansoniga, kes on õppejuhtide, õppealajuhatajate tööd uurinud oma magistritöö raames. Ja saate teises pooles saame osa ühest võimalusest, kuidas toetada õppejuhtide enesearengut ja omavahelist koostööd ning piilume ka ühe õppealajuhataja töömõtete sisse. Ja selleks vestleme õppejuhtide aktiivgrupi liikme Tallinna Asunduse lasteaia õppealajuhataja Kertu Keidikuga. Aga hakkame siis pihta. Kõigepealt tere tulemast saatesse, Marilyn. Tere, aitäh kutsumast. Marilyn, küsikski kohe siis alguseks, et milline on olnud sinu teekond alusharidusse ja kuidas on täna suhe sul lasteaiandusega? Kui ma käisin algklassides, siis minu ema asus lasteaeda tööle ja mina käisin vahel ema töö juures ja aeg-ajalt tuli ette, et sain ka millegagi seal siis abiks olla ja natuke lastega toimetada ja mulle hakkas see väga meeldima. Ma selle käigus siis mõistsingi, et see on miski, mida mina ka tulevikus teha tahaksin. Peale keskkooli lõppu asusin õppima alushariduse pedagoogi erialale Tallinna Ülikooli. Ja läksin peale ülikooli, üsna kohe läksingi tööle siis Tallinna Sipsiku lasteaeda. Ja seal ma töötasingi, kuni siis enda lastega koju jäin. Aga kuna täna me räägime sinu magistritöö teemal, milleks on õppealajuhataja roll ja tööülesanded, siis on aru saada, et ühel hetkel sellest lasteaia töös sa tundsid, et tahad minna uuesti ülikooli ja omandada magistriharidust, aga küsiks võib-olla nii, et miks sa tundsid, et on vajalik minna magistrisse õppima, sest et tegelikult rühmaõpetajana sul piisab ka bakalaureuse tasemest, on nii? Nii on. Lasteaiaõpetaja siis kvalifikatsiooninõuded tõepoolest magistrikraadi ei eelda. Kui ma olin 4 aastat lasteaias õpetajana ära töötanud, hakkas mulle huvi pakkuma õppealajuhataja töö ning plaan minna magistrisse õppima tuleneski juba otsesest soovist siis tulevikus õppealajuhatajana tööle asuda. Kusjuures koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuete määruses ei ole ka direktori ja õppealajuhataja puhul magistrikraad tegelikult nõutud. Et seal on kirjas vaid kõrgharidus ja pedagoogilised juhtimiskompetentsid. Ja eks neid juhtimiskompetentse ma võib-olla läksingi omandama, aga tegelikult siis hoolimata määrusest ma pidasin siis üldise silmaringi ja võib-olla ka enesekindluse konkurentsivõime osas seda kõrgharidust ikkagi vajalikuks. Ja kui sa sinna magistrisse astusid, siis sa järelikult juba olid üsna kindel, mis suunas oma tööle valid. Ja, tegelikult magistrisse astudes oligi vaja juba minna enda siis selle magistritöö projektiga ja täpsemalt rääkida, mida ja miks uurima siis hakata. Ja mul oli enda jaoks siis väga selgeks juba selleks ajaks mõeldud, et miks ma sinna üldse õppima lähen ja mida ma siis uurima hakkan. Ja kes sinu magistritöös siis osalesid? Õppealajuhatajad või õpetajad? Kes su valimis olid? Minu valimis olid õppealajuhatajad ja ma valisin, et oleks siis võimalikult sarnane taust, ma valisin ainult munitsipaallasteaiad ja alguses siis ma kõigepealt tutvusin kõigi 126 Tallinna munitsipaallasteaia koduleheküljega, et välja selgitada, millistes lasteaedades õppealajuhataja ametikoht üldse loodud on. Ja siis selgus, et 98 lasteaias oli selline ametikoht olemas. Ja edasi ma saatsin sinna asutustesse elektroonilise küsimustiku ning sain 45 vastust siis tagasi. Magistritööd teha, siis uurimisseminarides kogu aeg saavad põhjendama, et miks see temaatika üldse oluline on, aga räägi kuulajatele ka, et miks on üldse oluline avada seda temaatikat, et mis on õppealajuhataja roll ja tööülesanded?
ja ma tegelikult algselt proovisingi lihtsalt iseenda jaoks siis infot natuke kaevata, et mida nad siis täpsemalt teevad. Et mul oli ju mingi aimdus, ma olin ju näinud, ma olin ju vestelnud nendega ja kui ma hakkasin seda asja lähemalt uurima, siis selguski, et ega ei olegi väga leida infot. Et on toodud välja ju õpetajate tööülesanded, on väga konkreetsed direktorite tööülesanded, aga õppealajuhatajate kohta ei ole. Et nii palju ma suutsingi leida, kui olid siis kas internetti sattunud mõne asutuse sisesed konkreetsed tööjuhendid või siis tööpakkumiste või töökuulutustes siis oli toodud välja, et mida ta siis teeb. Ja rohkem ei olnudki midagi leida ega ei jäänudki midagi üle, kui see asja uurima hakata. Ja see on tore, et me leidsime, et sa oled sellise vajaliku töö kirjutanud, sest meiega võttis ühendust Tallinna õppejuhtide aktiivgrupp ja ütlesid, et nemad planeerivad teha novembri lõpus õppejuhtide inspiratsioonipäevi. Ja kas me selle raames võiksime oma taskuhäälingus avada, mis on see õppejuhi roll, sest et ka nemad näevad oma kolleegide pealt, et need rollid on väga erinevad ja see väga palju oleneb sellest, millises majas nad töötavad, kui suure koormusega ja nii edasi ja nii edasi. Aga võib-olla sa hakkadki siis seda temaatikat meile avama, et võib-olla natuke kaugemalt, et mis on oluline üldse koolieelse lasteasutuse juhtimises ja milline on õppealajuhataja osalus? Et kui me räägime koolieelsest lasteasutusest, et siis see on ju alusharidust pakub õppeasutus ja õppeasutuse juhilt oodatakse oskust orienteeruda hästi seadustes ja dokumentides ning ta peab samuti oskama juhtida siis nii õppekava kui ka ressursse ja personali. Ja kui me räägime konkreetselt koolieelse lasteasutuse juhtimisest, siis seal on esikohal 5 põhilist valdkonda ning iga valdkond sisaldab erinevaid juhtimisega seotud tegevusi. Ja ma toongi need tegevused äkki siin välja, et esiteks siis on juhtimine ja eestvedamine, mis on siis käitumiste tegevuste kogum, millega mõjutatakse ja antakse eeskuju, et teatud inimrühm hakkaks mingi eesmärgi saavutamise nimel vabatahtlikult kaasa töötama. Ja siinkohal ongi õppeasutuse juhtkonnal oluliseks ülesandeks siis luua koostöös töötajatega see ühine tegevussuuna visioon ning tekitada ka tahe seda ellu viia päriselt. Ja teiseks personali juhtimine, kuhu kuulub siis personali vajaduse hindamine, värbamine, töösuhete lõpetamine, personali arendamine, hindamine, kaasamine, motiveerimine, toetamine, kõik selline. Ja personali juhtimise eesmärgiks on siis suunata ja arendada ja ka toetada töötajaid nii, et nende kaudu oleks võimalik saavutada need eesmärgid. Kolmandaks on koostöö huvigruppidega, mis on hariduse korralduses väga olulisel kohal ja lasteasutuses toimub koostöö väga mitmel tasandil, et juhtkonna liikmete vahel, siis juhtkonna ja muu personali vahel, pedagoogide vahel nii rühmasiseselt kui siis üle maja ja siis lasteasutuse ja lapsevanemate vahel ning sageli ka veel lasteasutuse teiste organisatsioonide vahel. Ja kuna siis selle koostöö toimimise eest vastutab direktor, et siis on jällegi väga olulisel kohal tema eestvedamise oskus. Ja neljandaks on ressursside juhtimine, mille eest lasteaias vastutab samuti direktor, kes siis rahaliste vahendite kasutamise kohta ka kord aastas linna või vallavalitsusele kirjaliku ülevaate esitab. Ja koolieelses lasteasutuses on nende rahaliste ressursside kasutamine suhteliselt piiratud ning seepärast on siis eriti hinnas ka juhi oskus näiteks visiooni elluviimises ka vajalikke lisaressursse leida. Ja viiendaks ei saa loomulikult unustada kõige olulisemat põhilist tegevust, milleks on õppe- ja kasvatusprotsess ja selle juhtimine. Ja kui nüüd rääkida õppealajuhataja osalusest juhtimises, siis õppealajuhataja on ju juhtkonna liige ning tegelikult omab ta ju toetavat ja täiendavat rolli kõigis nendes eespool nimetatud juhtimisvaldkondadega seotud tegevustes. Ja kui veel arvestada siis neid pidevaid muutusid ja uuendusi, siis lisaks eelnevale kõigele peab ka direktor ennast pidevalt täiendama ja osalema koolitustel, konverentsidel, nõupidamistel ja samal ajal peab siis endiselt keegi tagama lasteasutuse juhtimine nendes valdkondades ning ka vastutama siis selle õppe- ja kasvatusprotsessi kvaliteedi eest ja ka siin tuleb mängu jällegi õppealajuhataja ja tema rolle. Milliseid
rolle ju õppealajuhataja kõige rohkem näiteks või kõige sagedamini täidab just. Et kas kõiki neid viite või mõni on selline, mis on nagu kuidagi eriti õppealajuhataja valdkonnas ja mõni on võib-olla selline, mis on siis rohkem vastutusdirektorile? Kõige rohkem nendest, kui rääkida nüüd konkreetselt nendest rollidest sellisel kujul, siis on selle juhtija ja eestvedaja roll on õppealajuhatajal kõige suurem ja kõige vähem tegeleb õppealajuhataja ressurssidega. Et see on nagu siis kõige rohkem direktori vastutusala. Nüüd tuginedes oma uurimusele, mis sa saad välja tuua, et millised on siis need tööülesanded, mida need õppejuhid igapäevaselt teevad ja kõige sagedamini? Kõigepealt siis on oluline öelda, et need uurimistulemusi ei saa kindlasti üldistada riiklikul tasemel. Minu uurimuse põhjal kõige sagedamini tegelevad õppealajuhatajad siis informatsiooni vastuvõtmise, läbitöötamise ja edastamisega. Ja seejärel tuleb õpetajate ja õpetajaabide nõustamine ja õppekava ja uute õppemeetodite rakendamise suunamine ning siis personali tunnustamine, motiveerimine. Ja veel siis tuli seal sagedamini ette rühmades toimuva õppe- ja kasvatustegevusega seotud dokumentatsiooni jälgimine. Ja samuti oli päris palju toodud välja ka personalivaheliste konfliktlahenduskõneluste pidamine. Et need olid sellised kõige sagedasemad ülesanded. Kas õppejuhid tõid nendele nüüd lisaks veel mingisuguseid ülesandeid, mida nad täitma peavad? Ja tõid päris palju. Et nad tõid välja näiteks näituste analüüside kirjutamine, siis aasta ja kuu tegevuskavade, üritusplaanide, koolituskavade, siis sisekontrolliga seotud dokumentidega seotud siis ülesanded, siis infotundide protokollide koostamine, koolivalmiduskaartide lugemine, parandamine, täiendamine, siis EHIS-esse andmete sisestamine, uute õppe- ja mänguvahendite ja kirjanduse tutvustamine pedagoogidele, ka üritustel fotode tegemine, ülespanek, laste huvitegevuse korraldamine, laenutatavate vahendite, näiteks kostüümide siis lasteaeda toomine, õppekäikudel osalemine, iganädalased infotunnid õpetajatele, sisekoolitused, töö- ja puhkusegraafikud ja ületunnitöödest kokkuvõtete tegemine ja siis ka lasteaia ja kodulehe ja Facebooki lehe haldamine oli toodud välja, mida minul ei olnud siis minu küsimustikus nimetatud. Ja sa uurisid ka seda, et milliste ülesannete peale kõige rohkem aega kulub? Just. Et kui ma ennem tõin välja tegevused, mida nad siis teevad kõige sagedamini, siis tegevuste sagedus ei pruugi tähendada tingimata suurt ajakulu, et mõnda tegevust nad teevad võib-olla iga päev, aga see võib võtta vaid mõne minuti. Ja kui rääkida siis ajamahust, siis ülekaalukalt kõige rohkem aega kulub keskmiselt nädalas ikkagi selle informatsiooni läbitöötamisele, edastamisele, mis puudutab igasuguseid kirju, e-maile, meeldetuletusi. Ja teisele kohale jäi õpetajate tööalane nõustamine ja kolmandal kohal oli informatsiooni edastamine huvirühmadele. Ja siis edasi tuli juba, et õppekava rakendamise juhendamine ning rühmade perioodiplaanidega tutvumine. Ja sealt siis järjest niimoodi vähemaks jäi see ajamahukus. Ja samuti oli mul uurimustöös püstitatud tegelikult hüpotees, et väiksema töökoormusega õppealajuhatajatel kulub siis erinevate tööülesannete täitmisele vähem aega kui suurema töökoormusega õppealajuhatajatel. Ja see hüpotees ei leidnudki kinnitust, vaid selgus, et erinevatele tööülesannetele kuluv aeg ei sõltu nende töökoormusest. Mind üllataski just see, et see hüpotees ei leidnud kinnitust. Ja üllataski siis see, kui erinev võib olla erinevates asutustes siis see töö sisu ja erinevatele tegevustele kuluv aeg. Et see vaade sellele rollile ja arusaam sellest rollist või sellest tegevusest, et see on väga erinev. Aga üks asi neid siiski ühendas ja minu uurimustulemuste põhjal, et mis ühendas kõiki õppealajuhatajaid, kes vastasid, hoolimata siis nende töökoormusest ja tööülesannete sisust, oli neil üks ühine joon. Nad kõik, või mitte kõik, aga enamik neist vastasid, et nad ei mahu oma tööülesannete täitmisega tööaja sisse.
ja võib-olla siis siinkohal tasuks küll lähemalt uurida, et midagi siis võib-olla ette võtta selle olukorra parendamiseks, et kas siis on oluline kuidagi parendada seda ajaplaneerimisoskust või enesejuhtimisoskust või tuleks üle vaadata ikkagi see töökoormus ja asutuse rühmade arvu vaheline suhe, et kust siis selline olukord tekib, kui see niimoodi nagu reeglina juba hakkab olema. Ja päris palju tõid välja sellist nagu kirjutamist ja mingite Jaa. sündmuste analüüsi, kokkuvõtete tegemist, et võib-olla küsida, et mis sa nende kokkuvõtetega pärast peale hakkad, et võib-olla üleüldiselt, et milliseid ülesandeid on mõistlik teha, milliseid siis võib-olla mitte, eks ju. Ehk siis lasteaednikud on oma loomuselt võib-olla sellised huntkriimsilmad, et rühmaõpetajana sa kannad seal mitut erinevat rolli samaaegselt ja õppejuhid tundub samamoodi peavad erinevates valdkondades pädevad ja informeeritud olema. Et kui me nende tööülesannete peale mõtleme, aga nende tööülesannete põhjal sa vaatasid ka nüüd neid rolle, et räägi nüüd nendest rollidest lähemalt, et milliseid rolle need õppejuhid kannavad ja kuidas sa need rollid üldse määratlesid? Mina siis oma uurimisküsimuste kategoriseerimisel toetusin Henry Mintzbergi juhirollide mudelile ja need on jagatud 3 kategooriasse. On inimestevahelise lülirollid, kuhu alla kuuluvad juhti ja eestvedaja roll, esindaja roll ja sidepidaja roll. Siis on infoga seotud rollid, kuhu kuuluvad vastuvõtja, jagaja ja kõneleja rollid. Ja siis otsustamisega seotud rollid, kuhu kuuluvad uuendaja, ressursside jagaja, arusaamatuste lahendaja ja läbirääkija rollid. Ja mina kohandasin seda mudelit lähtudes juba eespool välja toodud koolieelse lasteasutuse põhilistest juhtimisvaldkondadest ning oma pilootuuringust saadud tulemustest. Ja seega olid siis minu tööülesanded jagatud 5 rolli alla. Juhti ja eestvedaja roll, sidepidaja roll, esindaja roll, infoga seotud roll ja otsustamisega seotud roll. Ja uurimistulemuste põhjal kannavad õppele juhatajad laste siis kõige enam infoga seotud rolli ja juhti ja eestvedaja rolli. Et mul on enda uurimuses ka välja toodud, et see ei puuduta küll otseselt Eestit, aga et kui seal oli siis teatud uuringuid viidud läbi ka Norras ja vist oli Soomes, et näiteks õppejuhid või need direktorid ise leidsidki, et neil on nagu nii palju sellist just kõik see ressursside juhtimine ja kõik selline, et neil oli ja esindaja rollid ja kõik sellised rollid kanda ja et neil nagu selle kasvatusprotsessi juhtimiseks siis neil endal üldse põhimõtteliselt aega jäänud ja seal näiteks Norras on lausa ühe uurimuse põhjal vähemalt on toodud välja, et on lausa eraldi 3 inimest seal juhtkonnas, et on direktor, siis on eraldi direktori asetäitja, kes siis just selle dokumentatsiooni ja kõige sellega siis tegeleb ja siis on täiesti eraldi, siis on see õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise õppejuht, see on see sõna otseses mõttes õppejuht ja täiesti eraldi isik, kes siis muud ei tee seal taustal. Et ilmselt need probleemid on igal pool sarnased selles mõttes. Kui palju seda aega siis jääb selle sisuga tegeleda? Kas lasteaedade õppejuhid peaksid olema erialase haridusega? Mina leian, et kindlasti peaks. Ja kui mõelda varasematele kvalifikatsiooninõuetele, siis oli nõutud, et lisaks siis sellele erialase haridusele peab olema õppejuht töötanud vähemalt 3 aastat ennem siis seal koolieelses lasteasutuses pedagoogina. Ja mina pean seda väga õigeks, et praegu on toodud seal kompetentsimudelis või selles praegu on nagu toodud välja kvalifikatsiooninõuetes, et ta peab omama kõrgharidust ja pedagoogilisi ja juhtimiskompetentse, aga ei ole nagu täpsemalt räägitud, et mis need pedagoogilised kompetentsid on. Et mina isiklikult saan selle põhjal aru, et sisuliselt võiks justkui tööle asuda siis nii olulisele kohale ja võib-olla siis teisi pedagooge juhendame seda õppeprotsessi suunama inimene, kellel endal praktiline töökogemus täielikult puudub. Et tal on lihtsalt see paber selle kinnitamiseks, et ta omab neid kompetentse. Et kui see on nii, siis mina isiklikult ei pea seda õigeks. Mis siis juhtuda võib?
Ma arvan, et et üks asi on teooria ja teine asi on praktika. Ja selleks, et see teooria ja praktika kuskil punktis omavahel kokku saab, seda ei ole võimalik saavutada mitte kuidagi teistmoodi kui ise selle praktiseerides ja seal sees olles. Ma täitsa nõustun sinuga, et ma olen ka mõelnud, et kui direktor iseenesest jagab seal ressursse ja finantsi ja haldust ja kõike muud seda, et siis võib-olla see lastega töökogemus polegi nii oluline. Võib-olla seal on just see majanduslik või haldustaust nagu tugevam taga, aga õppealajuhatajale, et õppeprotsessi suunaja, juhtija ja koordinaator olla, et selleks tuleb ikkagi oma tööd tunda ja sellepärast vist on ka lasteaias nii, et tihtipeale, eks ju, siis õpetaja spetsialistist saab siis see vaheastme juht, eks ju, ehk siis see õppealajuhataja, et see on ka selline karjäärivõimalus õpetajale. Et kas sinu tööst tuli ka välja midagi nende uurimustulemuste põhjal näiteks, et mille all õppejuhid või õppealajuhatajad siis näiteks ka kõige rohkem kannatavad või mis on nende need sellised Achilleuse kannad või konnasilmad või kuidas seda öeldakse? Tähendab, see ei tulnud otseselt ei tulnud tegelikult seal välja, aga mina ise kartsin võib-olla ennem, et väga palju läheb aega näiteks puuduvate töötajate otsimisele ja leidmisele, et kui juhtub, et keegi haigestub, tuleb see kõne pühapäeva õhtul, esmaspäeva hommikul on vaja siis keegi rühma saada, et võib-olla need olukorrad on kõige hirmutavamad selle töö juures. Aga huvitaval kombel ei toodud seda üldse nii palju välja. Kuidagi on need olukorrad siis suudetud niimoodi ära lahendada, et need ei ole jäänud õppealajuhatajatele hinge peale või et neid nad ei pidanud nagu oluliseks esile tuua. Et olles ära teinud nii suure töö, et sa olid päris pikalt selles õppealajuhataja ametis ja ametiülesannetes ja kogu selles rollis nagu sees. Ja ise töötad sa igapäevaselt õpetajana. Et kas sul tekkis mõni mõte või soovitus näiteks oma kallitele kolleegidele, kes töötavad õpetajana, et nad saaksid ka kuidagi tähele panna õppealajuhatajat, võib-olla teda milleski aidata, võib-olla kuidagi teda tunnustada, võib-olla tuua midagi sellist välja, mida me õpetajana nagu ei märkagi, et kui oluline ta võib seal lasteaias tegelikult olla? Mul ei tekkinud ausalt öeldes selliseid mõtteid. Ma ei osanud võib-olla isegi selles suunas mõelda, sest minu kogemus, siis kõige lähedasem kogemus õppealajuhatajaga on ju minu enda majast, siis, kus ma töötasin ja meie majas õppealajuhataja justkui ongi see hing või et kõik nagunii hoiavad teda väga ja kuidagi see läbisaamine on hästi lähedane ja et mul ei tekkinudki sellist mõtet, et see võiks kuidagi teistmoodi olla kusagil mujal. Ma sel hetkel ei taibanudki niipidi üldse asjale vaadata, et võib-olla igal pool ei ole see nii. Võib-olla sa nimetad selle toreda õppejuhi nime ka? See tore õppejuht on Ene Hein. Meil tihti saatekülaline tunnustab oma direktorit või kedagi, aga siis ma kuulan seda saadet pärast ja vaatan, et aga nimi jäi küsimata, eks ju. Et vähemalt on see nimi siin nagu ära salvestatud. Ja siin ongi selline tore näide sellest, et kui keegi teeb oma tööd väga hästi, siis need kitsaskohad ei tule välja ja võib-olla ei tajugi ära, kui palju tööd ja vaeva selle kõige taga inimene näeb, et need asjad korras oleksid. Et tunnustame siis kõiki toredaid õppejuhte, kelle kitsaskohad välja ei paista ja kes inspireerivad igapäevaselt rühmaõpetajat seda õppe-kasvatustegevust aina paremini ja paremini läbi viima. Aitäh, Marilyn, sulle sinu aja eest ja nende teadmiste eest, mida sa suure vaevaga kokku oled pannud. Ja edu sulle hetkel lastega koju ja tule siis ikkagi alusharidusse tagasi. Oleme jõudnud saate teise poolde. Seoses sellega, et toimuma saavad esimesed Tallinna lasteaedade õppejuhtide inspiratsioonipäevad, tegi seda sündmust korraldav aktiivgrupp meile ettepaneku,
avada õppejuhtide töid ja tegemisi. Kõneleme nüüd aktiivgrupi esindajaga, kelleks on Tallinna Asunduse lasteaia õppealajuhataja Kertu Keedik. Tere tulemast saatesse, Kertu! Tere, aitäh, et olete mind siia saatesse kutsunud. Kertu, aga alustuseks palun räägi meile, et milline on sinu seos alusharidusega ja sinu teekond tänase õppealajuhataja töökohani? Minu teekond on selles mõttes olnud selline huvitav, sest et kui ma üldse läksin ülikooli, siis ma olin täiesti kindel, et lasteaednikut minust ei saa. Ja kindlasti ma ei taha teha seda tööd, kus tuleb kogu aeg siis dokumentidega töötada. Et minu töö peab olema lastega tõenäoliselt koolis. Et tegelikult hariduselt olen ma eripedagoog. Ehk siis minu algne fookus oli töö erivajadustega lastega. Tahtsin tööle minna tegelikult raske puudega lastega kooli, aga tee juhuslikult tõi mind siis lasteaeda. Ja alustasin oma tööd siis sobitusrühma õpetajana. Ja lasteaias ma siis üldse olen kokku töötanud nüüd 8,5 aastat juba ühes samas lasteaias. Alustasin siis sobitusrühma õpetajana. Esimesed 1,5 aastat arvasin, et see ikka ei ole päris mulle, et ma tahaksin minna kooli. Aga siis kuidagi ikkagi juhtus nii, et aastad möödusid ja ikka olin lasteaias. Ühel hetkel siis avanes mul võimalus hakata lasteaias eripedagoogiks. Siis liikusin rühmast edasi tugispetsialistiks ja tegin mõnda aega seda tööd. Ja siis juhuslikult avanes võimalus oma lasteaeda õppejuhiks kandideerida. Kuna ma olin siis juba natukene, meil kogu juhtkond vahetus ja ma olin natukene aidanud uuel direktoril seda õppekasvatustööala kontrollida, silma peal hoida, et tal liiga palju teed ei oleks, siis tekkis täitsa selline reaalne huvi õppejuhi töö vastu. Nii ma siis kandideerisin ja õppealajuhatajaks sain ja nüüd 3 aastat olen siis õppealajuhataja tööd teinud. Mis sind on 3 aastat hoidnud selle õppealajuhataja töös? Ma väga armastan väljakutseid, et see oli minu jaoks hästi olulisel kohal ka rühmas töötades, et selline rutiinne töö tekitas pigem mulle sellist igavust, et ja erivajadustega lastega töötades rutiini sulle ei tekigi, et väljakutseid jagub kogu aeg ja ka õppealajuhataja töös on väljakutseid väga palju, et mul on kogu aeg kohta, kuhu edasi areneda, asju, millega tegeleda ja lisaks õppealajuhataja positsioonilt ma saan natukene rohkem muuta ja suunata, et rühmas töötades olid oma rühma lapsed, oma rühma lapsevanemad, et nüüd mul jagub neid võimalusi rohkem. Kertu, sa ütlesid, et sul on oma töös võimalik hästi palju ise areneda ja sul on erinevaid valdkondi, millega sa tegeleda saad. Mis on need peamised asjad, millega sa igapäevaselt tegeled? Nagu ameti nimigi ütleb, siis punkt 1 on õppekasvatustöö, siis kureerimine, koordineerimine, sellel silma peal hoidmine. Et kõik sellised õppe- ja kasvatustööga seotud dokumendid ja asjad oleksid tehtud, täidetud, et toimuks ikkagi järjepidev laste arendamine, oma töö analüüsimine ja sealt siis edasiminek. Et mina tegelen veel lisaks päris palju igasuguste muudatuste sisseviimisega, et haridusmaastik on ju ka pidevas muutumises, et meiega käiksid ikkagi kaasas uued suunad, et me ei jääks kinni ainult vanadesse harjumustesse, et siis vaadata, et mis meie lasteaiale ja meie õpetajatele hästi sobib ja neid siis toetada ka edasiarenemisel, koolitumisel ja selle kõige sisseviimisel. Mis on üks põnevamaid suundi, mida sa seal asunduse lasteaias praegu soovid suunata? Meil nüüd just siin jaanuarist hakkas kehtima uus arengukava, et kus meil on sellised minu jaoks väga põnevad põhisuunad, et üks asi on, millega me siis tegeleme, on siis koolieelses asutuses laste seksuaalkasvatus, et kõik, mis on siis seotud kehatunde ja turvalisuse kasvatusega, et Tervise Arengu Instituut teeb neid koolitusi ja tegelikult meil on üle poole õpetajatest juba koolitusel käinud ja meie tahaksimegi, et siis selline turvaline lähenemine oma kehadele, oma kehaga seotud turvalisusele oleks siis üks teema, mis meie lasteaias saaks olla igapäevaselt kasutatud, ehk siis siin on siis õpetajate teadlikkuse tõstmine, laste teadlikkuse tõstmine ja kindlasti lapsevanemate teadlikkuse tõstmine, et kui me elame tänases maailmas, kus on tegelikult lastele ääretult palju ohtusid
seksuaalkasvatus ei hõlma ju endast ainult siis nii-öelda seksuaalsusega seotud asju, et võib-olla siinkohal siis mainida ära, et täiskasvanu ja lapse seksuaalsus on väga erinevad asjad, et kindlasti neid ei saa mitte kuidagi nagu ühele joonele tuua, aga et see hõlmab ka endast üldse sellist käitumuslikku ja sotsiaalseid oskusi, et kuidas ma oma kaaslastele lähenen, kuidas ma nendega mängin ja suhtlen, mida on okei, mida ei ole okei teha. Lasteaias on näiteks kallistamine väga tavapärane, et millal ma võin oma sõpra või õpetajat kallistada. Et lastele meeldib musitada oma õpetajaid, et kas see on okei või see ei ole okei, et kuidas ma riideid vahetan, kõik sellised asjad. Et east tulenevad igasugused ju WC-poti naljad ja pissi ja kaka naljad, kõik sellised asjad käivad läbi, et millal me neid räägime, kus me neid räägime. Et kogu oma emotsioonide läbielamine, et kuidas me neid väljendame, et see meie jaoks ääretult oluline ja siis see metoodika rakendamine lasteaias on üks väga hea nii-öelda meetod või selline tööriist, millega me saame seda teha. Ja teine suund siis, millega me tegelema, on siis igasuguste muukeelsete laste toetamine, ehk siis üldse laste kõne keelearengu toetamine. Et minu lasteaed on siis Lasnamäel asub, meil on päris palju vene peresid ja aina rohkem tuleb juurde ka igasuguseid uussisserändajaid erinevatest kohtadest, et Indiast, Pakistanist, Egiptusest, Nigeeriast. Et need pered ju jäävad ka meile Eestisse ja need lapsed vajavad ju ka väga palju tuge, et sealt tulevad nii keelelised kui kultuurilised erisused ja me tahaksime siis võimalikult lapse- ja peresõbralikul viisil neid toetada. Et kõikidel lastel oleks ikkagi võimalus ja keegi ei jääks kuskilt kõrvale. Et need on meie praegu sellised põhilised tegevused. Kui õpetajaid on teil palju, iga rühma peale 1-2, kuidas töökorraldus on, aga õppealajuhatajad tavaliselt majas on 1. Ja kui sulle tuleb muudkui neid küsimusi, siis kas sina ise oled nii tark ja nagu tead kõigile küsimustele vastuseid või on kuskil nagu sinul ka võimalus mingi oma tugigrupp või mingi oma koht, kust õppealajuhatajad saavad nagu seda tuge ja infot, et siis õpetajaid aidata? Mina olen nagu temaatiliselt ikkagi püüdnud ennast väga palju ka koolitada, näiteks nendel 2 konkreetsel teemal, et kui Tervise Arengu Instituut esimesed koolitused lõi selle seksuaalkasvatuse teemal, siis ma kohe esimeses grupis ka käisin, läbisin ise koolituse ja siis praktiliselt püüdsin siis natuke ka tegevusi läbi teha. Ja muukeelsete laste osas samuti, et juba mitmed aastad tagasi sain käia Soomes Espoos vaatamas, kuidas tegutsetakse siis nende rahvusvahelise kaitse saanud lastega ja uussisserändajatest lastega. Et olen üritanud ennast ikkagi kogu aeg kursis selle kõigega hoida. Et kuna mul on ka isiklikult suur huvi ja ma pean alati oluliseks seda pidevat enesetäiendamist, siis ma sellega pidevalt ka tegelen ja väga usun sellesse, et ühtegi uut muudatust me ei saa lasteaias sisse viia, kui ma ise ei ole juba sellest kõigest teadlik, ma ei ole ise ennast arendanud ja juba mingisuguseid võimalusi otsinud. Ja muidugi alati, kui võimalik on, siis saab küsida abi teistelt kolleegidelt, et meil on Tallinnas on oma nii-öelda aktiivgrupp, kellega me suhtleme õppejuhtidest ja ikkagi ka terve Eesti on lasteaedasid täis, et alati on võimalik võtta ühendust, käia lasteaedasid vaatamas, külastada, jagada kogemusi, et sealt ju need teadmised tulevadki. Nüüd siin novembri lõpus on toimumas Tallinna õppejuhtide inspiratsioonipäevad. Mis sündmus see on? See on meil selline esmakordne sündmus. Eelmisel aastal Haridusamet siis korraldas koos ühe pundi koolide õppejuhtidega siis inspiratsioonipäevad kooliõppejuhtidele. Esimesel päeval, kus siis toimusid sellised aktiivsed koolitused, kogemuste jagamised ja teisel päeval siis pandi koostöös paika selline tegevuskava, et mida koolide õppejuhtidel vaja oleks teha, mis koolitused, infopäevad, kõik muu selline. Ja sel aastal me siis proovime sama formaati läbi viia lasteaedade õppejuhtidele. Meil siis plaan on selline, et see toimub 2 päeval, et esimesel päeval me teeme ka sellist aktiivset koolitust, et meil oleks võimalus grupiaruteludeks ja püüame siis lahti mõtestada seal seda, et mis siis on see õppejuhi või õppealajuhataja, et kuidas me nimetame see tema roll ja vastutuse koht. Ja natukene siis saame inspireeruda ka läbi ühe ettekandja. Ja siis järgmisel päeval koos siis õpetajate majaga paneme paika sellise aastase tegevuskava, et mida siis lasteaia õppejuhtidel on vaja. Et varasematel aastatel me oleme ka selliseid tegevuskavasid teinud, aga mitte siis nii laias pundis,
vaid siis oma nii-öelda aktiivgrupiga, et ma võib-olla siin paari lausega ütlen, et mis see aktiivgrupp siin on, sest see ilmselt käib palju läbi. Et meil on siin Tallinnas siis aastaid juba kokku käinud õppealajuhatajate aktiivgrupp, ehk siis igast linnaosast on 1 või 2 esindajat, kellega me siis kohtume ja mingisuguseid põnevaid asju planeerime. Et oleme siis teinud infopäevasid selliste koolituste näol ja vastavalt siis teemadele, mis on olulised, et eelnevalt siis kogunud oma linnaosadelt infot, et kes, mis laadi nagu koolitusi vajab. Et sellised põhilised teemad ongi erivajadustega lapsed, õppekasvatustöö dokumentatsioon, muukeelsed lapsed, aktiivõppe, projektõppe, sellised. Ja siis oleme teinud ka selliseid kevadisi väljasõite õppejuhtidega, et läheme kuskile linna 2 päevaks, külastame lasteaedasid, saame toredaid mõtteid, inspireerume ja saame lihtsalt võimalust aega koos veeta. Et ega muidu ju igapäevaselt ei jõua suhelda. Lasteaias Tallinnas on 126 lasteaeda, et palju me ikka omavahel suhelda saame. Et aga sel aastal on jah selline hästi struktuurne, läbimõeldud, koostöös Haridusametiga siis teeme seda. Kuidas sinna aktiivgruppi need liikmed valitakse? Ma nüüd ei tea, kuidas see alguse sai, sest et mina nüüd olen olnud seal nii kaua, kui ma olen õppejuht olnud, aga see aktiiv on ka aastaid enne seda kokku käinud. Aga praegu on siis nii, et kui keegi soovib siis vahetada ennast välja, siis pakub oma linnaosas võimaluse välja ja siis kes tahab, see siis tuleb. Et meil nüüd viimaste aastate jooksul on nagu vahetusi olnud ka, et siis otsitaksegi, et kellel on huvi rohkem kätt külge lüüa ja rohkem panustada ja kaasa mõelda, et siis nemad tulevad sinna. Ja kes üksi ei julge tulla oma linnaosast, siis on ka linnaosasid, kus on 2 esindajat. Et teil saavad nüüd need õppejuhtide inspiratsioonipäevad toimuma. Kes teil seal inspiratsioonipäevadel osalevad? Et kui lasteaedade kodulehti ka vaadata, leiab sealt erinevaid nimetusi, õppejuhid, õppealajuhatajad ja kõik need muud. Et palun avaga seda temaatikat. Meil on jah täna nagu väga erinevalt nimetatud. Ja tegelikult, kui nende inimestega rääkida, siis tihti tuleb välja, et töösistud on küll mõneti väga sarnased, aga teinekord ka erinevad. Et oleme siis nimetuselt kas siis õppejuhid või õppealajuhatajad. Mõne lasteaia kodulehe peal on kirjas direktori asetäitja õppekasvatustöö alal ja mõnes kohas suisa arendusjuht. Et harvem võib näha ilmselt ka siis sellist nimetust nagu haridustehnoloog. Aga ma arvan, et täna ta on ikkagi suhteliselt eristatav, et tema põhitöö on ikkagi siis STEAM-õpe, innovaatika, ITK vahendid, aga olen ka kuulnud, kus haridustehnoloogid siis tegelevad ka nii-öelda õppekasvatustöö kureerimisega veidike. Et ma arvan, et õppejuhi, õppealajuhataja ja selle direktori asetäitja õppekasvatustöö alal saab nagu suhteliselt nii-öelda ühte patta panna, et nad on erinevaid nimetused, lihtsalt ajas muutunud, kes kuidas on hakanud kutsuma. Arendusjuht minu arusaamise kohaselt võiks siis ikkagi tegelikult olla natuke teise töösisuga, et arendusjuht on siis keegi, kelle töö on siis organisatsiooni arendustegevus, et kus me räägime dokumentatsioonist, et näiteks arengukavade väljatöötamine, sisehindamissüsteemid, arengukavast siis lähtuvate projektide koostamine, partnerite leidmine, lasteaia esindamine, analüüsimine. Aga jällegi reaalsuses tuleb välja seda, et arendusjuhid tihti teevad ka nii-öelda siis seda klassikalist õppealajuhataja tööd, kus tegelevad siis õppe- ja kasvatustöö kureerimise ja koordineerimisega. Et see on täiesti lasteaiast sõltuv, et kuidas vist keegi nagu nimetanud seda on. Mõnes lasteaias on eraldi välja toodud, et üks inimene teeb nii arendusjuhi kui õppejuhi tööd näiteks. Ja kui rääkida, et meil on 10 õppejuhti koos, et siis tegelikult tuleb välja ka, et nendel õppejuhtidel võivad olla üsna erinevad tööülesanded, et kellele kui palju on neid kohustusi ja võimalusi antud. Et mõnel on väga palju asju vaja teha, et alustades õppekasvatustööst, lõpetades igasuguste andmebaaside täitmisega näiteks ja mõni tegelebki väga kitsalt ainult õppekasvatustööga. Kas see tulenebki siis sellest, et mis on selle maja eripära ja mis suundasid direktor soovib selles majas arendada? Ja mulle tundub küll, sest et sellist ühest kindlat, kuidas ma ütlen siis seda ametijuhendit justkui, et mis need kõik õppealajuhataja rollid ja kohustused võiksid olla, et seda meil ju siin Eesti Vabariigis ei ole. Et see on ikkagi suures osas iga maja enda välja töötada.
ja eks see sõltub paljuski ka sellest, kui suur maja on ja kui palju on personali, et kas majas ongi veel siis mingisugused projektijuhid näiteks, kes projekte peaksid kirjutama või ei ole, et kas on see haridustehnoloog või ei ole, et kas on majandusjuhataja näiteks või ei ole, et kuidas kõik sellised administratiivsed ülesanded ka ära jagatakse ja kes kui palju millega tegeleb. Et see väga sõltub majast ja eripäradest. Et väikestel majadel ongi väga tavapärane, et ongi näiteks on ainult direktor ja on õppejuht ja siis ka need majandusjuhataja ülesanded on kahe osapoole vahel ära jagatud, et kes teeb igasuguseid, ma ei tea, hankeid ja kes tegeleb töömeestega, kes ma ei tea, võtab pesu vastu näiteks pesumaja eest ja kõik muud sellised asjad, et see on väga sõltuv. Miks on vaja õppejuhtide inspiratsioonipäevi? Esiteks, see on suurepärane võimalus tulla kokku, kohtuda teineteisega, näha teineteisega, lihtsalt suhelda ja vestelda. Ja teiseks on hea koht, kus me saamegi koostöös, esiteks me saame natukene koolituda põnevatel teemadel ja teiseks me saamegi koos arutleda ja panna paika, et mida meil siin Tallinna linnas täna õppejuhtidena päriselt vaja on, et kus on meie võib-olla need probleemid või muremõtted, et milles me vajame kõik tuge, sest et me oleme tegelikult suhteliselt kõik omapäi, et sõltub muidugi linnaosast ka, et kes teevad omavahel rohkem koostööd, kes ei tee, et meil on Lasnamäel 27 lasteaeda, et alati ei jõua kõigiga korraga koostööd teha ja suhelda, et ikka kujunevad ju välja mingisugused väiksemad seltskonnad, et sellisel suurel kohtumisel on meil need head võimalused kokku saada, koos arutleda, koos rääkida, koos mõelda, et mida meil päriselt vaja on ja mida me saaksime teha. Meie inspiratsioonipäevadel, et me oleme võtnud selle suuna, et meil on esimesel päeval on ainult 2 koolitajat, et esimese oleme siis täitsa nagu ise mõelnud, et keda me tahaksime kuulata oma aktiivgrupiga, et tuleb meile Ekke Sööt OÜ Change Partnersist rääkima nii-öelda siis kogu sellest õppejuhi ja juhtimise rollist ja tegevustest ja aitab meil seda lahti mõtestada läbi erinevate põnevate tööde. Ja teine ettekandja on meil Kristi Saare, kes tuleb meile rahatarkusest rääkima, aga see ongi täiesti selline inspireerumise koht, sest see tuli siis linnaosade õppejuhtidelt päris mitmekordse soovina. Et saab natuke koolituda ja saab lihtsalt tunda, kuulata kedagi, keda me kõik väga-väga tahaksime kuulata. Et see on ka ju osa tööruumust. Et need inspiratsioonipäevad, ma saan aru, on tegelikult seotud ka natukene motiveerimisega. Kes või mis peaks õppejuhti motiveerima? Minul on tihti motivatsiooniga seotud küsimustes sellised suhteliselt, mulle vahest tundub sellised eriarvamused teistega. Et kuidas ma ütlen, et mina nagu isiklikult usun, et see ei ole lasteaiaga seotud, et üleüldse, et täiskasvanud inimene, kes suundub töömaailma, et tema nagu põhiline juhtija seal tööl peaks olema ikkagi see sisemine motivatsioon, et miks ma lähen mingile alale tööle, miks ma mingisuguseid asju teen. Et laste puhul me räägime väga palju sellest, et meil on vaja väliselt lapsi motiveerida, õppima, tegutsema, mängima, et nad õpiksid ja kogemusi saaksid. Et täiskasvanute puhul ma tahaksin ikkagi loota, et see põhiline motivatsiooniallikas tuleb nende enda seest. Et lasteaias peaks olema ju see missioonitunne väga suur, see, mis meid edasi viib. Et seda olenemata sellest, et mis positsioonil me lasteaias töötame, et oleme me abid või oleme me direktorid, et see peab tulema meie seest, et me saaksime teha edukalt ja tulemuslikult tööd. Et aga jah, natukene ikkagi hea sõna alati aitab ju sellele kaasa ja teadmine, et sinu tööd on nagu märgatud. Et ma arvan, et kui me räägime sellisest välisest motiveerimisest, siis just ongi see kiitmine ja märkamine see põhiline koht. Et me ju kõik tahame, et meie head tööd märgatakse. Et keegi tuleks, patsutaks sõlale, ütleks, et kuule, sa tegid seda väga hästi. Ja aga ma arvan, et see, kui sa näed, et sinu tehtud tööst on reaalne kasu. Näiteks õppealajuhatajana ma ju päris palju tegelikult tegelen ka õpetajate nõustamisega erinevatel lastega või vanematega seotud teemadel. Et kui mulle tuleb õpetaja, kellel on oma lapsega, ühe rühma lapsega mingisugune mure, ma olen saanud teda nõustada ja 2 nädala pärast ma lähen küsin, et kuidas tal siis sellega läks. Ja ta ütleb, et kuule jah, et sinu nõuannetest oli kasu, et minu jaoks on see väga motiveeriv teadmine, et ma päriselt olen saanud aidata. Et ma arvan, et need on sellised
põhilised asjad ja muidugi alati võimalus käia, jagada oma kogemusi on väga motiveeriv minu jaoks. Ma loodan, et ka kõikide teiste õpetajate, õppejuhtide jaoks, et sind kutsutakse või et sul on võimalus käia kuulamas konverentsidel, koolitustel, mida iganes, et sulle pakutakse neid võimalusi. Ja kindlasti ka näiteks selline kvaliteetne aeg võimalik veeta oma kolleegidega, et me ei ole ainult siin rangelt töö pärast, aga et me päriselt tahame siin olla, et me veedame ka koos toredalt aega. Et igasugune tasside ja pastakate kinkimine ei ole minu arvates mitte mingisugune koht, millega motiveerida. Koos olemine ja teineteisest rõõmu tundmine. 5. oktoober on õpetajate päev ja vabariiklikult tunnustatakse ja tänatakse haridusjuhte ja õpetajaid, aga õppealajuhatajaid justkui nagu ei olekski. Et kuidas sellega on, et kui sa kuulud sinna aktiivgruppi ja teil tulevad inspiratsioonipäevad, et kas on ka see õppealajuhatajate sees kuidagi tekitanud tunnet, et ma olen kuskil vahel ja võib-olla nagu ma ei paistagi välja. Et räägi, milliseid mõtteid teil seal tekkinud on? Ma pean siinkohal ütlema, et ma ei ole nüüd otseselt kuulnud, et see tekitaks probleeme, kui me võtame, et eks ikka sellest on juttu olnud, et kohati ei ole ütleme, et ei liha ega kala, et on õpetajatele suunatud ja mingisugused konverentsid ja teabepäevad ja siis on juhtide nõupidamised, et aga meie oleme ka juhid, et kus on need meie nõupidamised või kuhu meie võiksime olla rohkemal või vähemal määral kaasatud. Et selle tunnustamise osas, et siin ma ei ole kuulnud, et keegi oleks õnnetu selle üle, et võib-olla ei ole lihtsalt nii suurt laia seda vastukaja saanud, et samas on ju ka selliseid väiksemaid võimalusi õppejuhtide tunnustamiseks, et Lasnamäel igal aastal on Lasnamäe haridusvaldkonna tegija, et iga maja saab omalt poolt esitada siis kandidaati sinna, et sinna kuuluvad ju kogu lasteaia liikmed, alustades kojamehest, lõpetades jälle direktorini. Et sel aastal väga palju õppejuhte sai seal tunnustuse majadest, et siuke hea koht, et kust jälle edasi minna ja millega tunnustada. Võib-olla sa jagad mõned nipid, mida silmas pidada, et kogu personal saaks toetada õppejuhtide motivatsiooni. Kuidas märgata ja millal tagasisidestada? Meil on lasteaias selline tore kiidusein juba aastaid, kuhu kõik töötajad saavad siis kirja panna, mida nad on märganud head oma kolleegides, et kiidetakse, ka mind kiidetakse, seal juhti kiidetakse, koristajad, kojameest, kes iganes. Et igasugused sellised, ja see on ju ikka anonüümne, et sa ei pea ennast võtma kokku, et kellegi juurde minna ja talle ütelda. Et sa saad seda teha, et igasuguseid statuute ju saab lasteaias korraldada, et mingisuguseid auhindu või selliseid karikaid või mida iganes jagada, et see on koht, kus me saame motiveerida ka oma õppejuhti, kui me näeme, et ta head tööd teeb. Mõtlengi jällegi see hea sõna, et kui sa ikkagi võtad ennast kokku ja korraks piilud sealt võib-olla õppejuhi ukse vahel sisse, et kuuled, et sa seal koosolekul rääkisid väga hästi näiteks või et mulle väga meeldib, millised uued õppekasvatustöö plaani põhjad sa oled teinud, mida iganes. Et leia see 1 minut, et midagi öelda. Et minu jaoks see oleks põhiline idee ja teema. Kommi ei pea alati tooma. Õppealajuhataja tähendab juhi töökohta, eks ju? Kelle juht sa oled? Mida sa siis täpsemalt juhid, et natukene räägi meile seda? Minu otseses alluvuses on siis kõik meie lasteaia pedagoogid, õpetajad ja õpetajaassistendid, tugispetsialistid ja kogu siis selline pedagoogiline personal. Et õpetaja abidega mina tegelen natukene vähem, et nemad rohkem kuuluvad siis meie majandusjuhataja nii-öelda juhtimise alla. Et minu põhiteema on siis kogu pedagoogiline personal.
et mina juhin siis neid ja nende tööd. Tegelikult ma tahaksin öelda isegi, et mitte ma juhi, aga ma suunan. Et me oleme just autonoomne maja, nii et meie õpetajad ikka juhivad ennast ise koos minu väikese sellise suunamüksuga. Kes sinu juht on? Minu juht on siis minu direktor. Aga mul on väga võrratu meeskond ja me oma direktoriga oleme rohkem nagu võrdsed koostööpartnerid lihtsalt eri ülesannetega, et ka suuname hellalt müksates teineteist. Et sellist ranget juhtimist ma ei ütleks, et meil on, et direktor on justkui mu otsene juht, aga me teeme ikkagi väga palju asju koos. Kui oluline on sinu jaoks tegelikult koostöö direktoriga, et sa saaksid oma tööülesandeid täita? Koostöö üldse direktoriga ja meeskonnaga on ikkagi see A ja O. Et mina ei näe seda ette, et ma saaksin tunda ennast hästi ja mugavalt ja olla see aktiivne ja tunda töörõõmu, kui mul ei klapi oma otsese juhiga või oma siis selle meeskonnaga, kellega ma töötan, et koostöö, usalduslik suhtlus ja need nii-öelda ka vabad käed peavad olema seal olemas, et ilma selleta ei saa teha tulemuslikult tööd, mina arvan. Aga konfliktid nagu heas peres ikka ei saa ilma tülideta. Kuidas siis on? Kuidas siis õppealajuhataja töös on? Et kas see on, et kes siis on abiks või toeks? Et mismoodi teiega näiteks konflikte lahendate või on sul mõni hea nipp sinna kuidagi tuua meie kuulajateni? No eks see sõltub väga palju konfliktist. Et kui me räägime näiteks töötajate vahelistest konfliktidest, eks me väga palju jälle direktoriga püüame koos teha seda ühese meeskonnaga, et ei ole, et üks jätab teist hätta ja üksi tegelema, et me ikkagi alati arutleme läbi, et kuidas me läheneme sellele konfliktile ja kas see on üldse midagi, millesse meie peame sekkuma või laseme neil oma soodu teha. Et kui vaja, siis ikkagi sekkume, et teeme mingit meeskonnavestlust, kuulame ära mõlemad osapooled, et tihti ongi see, et lõpuks meie roll on lihtsalt olla see vahendaja ja puhverdaja, kes peegeldab ühe lauseid teisele ja toob välja mingisugused varjatud tunded, mida ma seal nii-öelda taga siis näen, et emotsioonide ajal tihti ju inimesed tegelikult ei suuda välja öelda seda, et mida nad päriselt tunnevad ja mida nad päriselt mõtlevad, et tuleb ainult see, mis emotsioonide ajal on öeldud, aga mis kõik sinna alla jääb, et ma saan siis seda sealt välja tuua. Aga kui on ikkagi konflikt on suur ja tõsine, et siis me oleme ka supervisiooni võtnud oma meeskondadele, et jällegi töötajate vahelise mingisuguse lahkheli või töö ei toimi, mida iganes. Et siis tuleb ikkagi inimene, kes on professionaalselt selleks koolitunud ja aitab siis neil leida seda ühist keelt. Aga jällegi, kui me nüüd võtame ainult nii-öelda töötajate vahelised konfliktid, siis mulle ikkagi tundub, et hästi suur roll on nendel töötajatel endal, kas nad ise on üldse valmis konflikti lahetama või nad tahavad nagu jaurata. Et mina saan aidata neil panna paika, nii-öelda peegeldada ja vahendada nende nii-öelda mõtteid ja tundeid. Ma saan aidata neil panna paika mingisugused järgmised sammud, mida koos teha ja kuidas edasi liikuda. Aga kui nad ei ole valmis seda kõike täitma, siis seal lõppevad ka nii-öelda need minu abikäed. Ma jällegi usun, et me oleme kõik täiskasvanud inimesed siin ja me teeme teadlikud valikud oma elus, et siis peavad juba need inimesed või osapooled ise nagu vaatama, et kuidas edasi. Kui me nüüd räägime konfliktidest, mis on näiteks lapsevanemate ja õpetajate vahel, siis seal on ikkagi alati sekkumine vajalik. Et võib-olla see sisu on ikkagi suhteliselt sarnane sellega, et vahendada, peegelda, kuulata ära mõlemaid osapooli. Aga sellisel juhul mina alati üritan ikkagi lähtuda siis, kes seal pere ja õpetaja vahel on laps. Et ikkagi esiteks me räägime lapse heaolust ja vajadustest seal vahel ja siis vaatame, et mis on siis nii-öelda need õpetaja pretensioonid ja lapsevanema pretensioonid, et kus me siis seda tasakaalu saame leida. Jälgida siis selle konflikti lahendamisel alati seda, et mitte kuidagi see laps ei oleks kannataja seal. Sest enamik vanemate ja õpetajate või siis personali vahelisi konflikte ikkagi, et see laps on ikkagi ju selle keskmes. Konfliktid on hästi ressursimahukad, nad võtavad inimeselt päris palju. Isegi siis, kui me oma tööd teeme, aga inimesed oleme ikkagi ja päeva lõpuks väsinud. Kuidas üks õppealajuhataja oma tassi täidab, et ta jaksaks ka tulla homme ja teha oma tööd niimoodi, et laps oleks fookuses ja töö oleks tehtud? No üks hästi suur abimees selle juures on see isiklik pingetaluvus.
ja oskus nii-öelda eraldada siis nii-öelda seda tööd ja eraelu, et sa ei võtaks siis seda kõike kogu aeg endaga kaasa ja enda sisse. Et see külm närv ja hea pingetaluvus on ühed väga-väga väärt nagu sellised isikuomadused, mis siin juures aitavad. Et väga hea on, kui sul on keegi, kellega pärast kõik need asjad läbi filtreerida täiesti nagu ka emotsiooni pealt. Minu on selle jaoks olemas oma direktor, kellega ma saan täiesti vabalt rääkida, kui ikkagi mingid pinged nagu üle pea kuhjuvad. Kuigi mul on päris hea pingetaluvus, et ma tulen päris hästi toime. Aga vahest on ikkagi vaja, et kui on mingid väga-väga pidevalt korduvad probleemid, et siis saab mingil hetkel ju seda hästi täis. Ma arvan, et igal inimesel on ikkagi mingisugune enesehoiupagas, mis teda rahustab, on ju. Kellel on selle jaoks lugemine, loodusesse minek, sportimine, mida iganes, et mis lihtsalt aitab selle pinge kuskilt maha laadida. Et kui me mõtleme nagu natuke võib-olla sellist psühholoogilist käsitlust, et kust need emotsioonid tulevad ja kuidas neid nagu vabastada, et lastele me õpetame ka ju kõige ärevuse, viha, solvumise, kõik sellise pinge tekitamise puhul igasuguseid selliseid füüsilisi vabastusi, siis tegelikult need ju töötavad ka täiskasvanutele väga hästi. Et kui on ikkagi olnud mingi konflikt või olukord, kus ikkagi kõik kasvab üle pea ja ise juba ka niimoodi vibreerid kõiget sellest ärevusest ja pingest, siis mina arvan, et kõige parem ongi minna loodusesse kõndima, spordisaali, mida iganes, et see kõik füüsiliselt endast nagu välja elada. Ja väga palju on igasuguseid konkreetseid selliseid juhiseid, kuidas füüsiliselt nagu pinget alandada, et käte rusikasse panemine, hingamisharjutused, kõik muu säärane. Et ma arvan, et selline pagas peaks olema igal õppejuhil olemas, et mis reaalselt teda võiks aidata sellistel hetkedel. Vahest on hea ka nutta. Võib-olla mitte otseselt töökohal, aga lähed koju ja nutad ühe peatäie, et endast emotsioonid välja, et ka see on ju täiesti hea ja normaalne. Ma tegelikult ikkagi lõppu küsiks ühe küsimuse ja võib-olla ootakski sellise välkvastuse ka, et mis sind siis inspireerib seda tööd tegema? Et inspiratsiooniks meie kuulajatele, kes on mõelnud, et tahaksid ka õppejuhatajaks hakata. Mind inspireerivad mu kolleegid, mind inspireerivad mu lasteaialapsed, mu lasteaialapsevanemad ja mind inspireerib see, et ma saan päriselt midagi ära teha. Et päriselt minu tegevused mõjutavad meie tulevikku, ma saan luua oma lasteaialastele seda vundamenti, millega nad saaksid elus edasi minna. Et minust on päriselt kasu. Ja see on see põhiline asi, miks ma tahan igal hommikul tööle tulla. Et ma olen väga tänulik, Kertu, et sa selle aja meie jaoks leidsid ja kuidagi väga põnevalt selgitasid oma töö nagu telgitaguseid, seda, mida sina õppejuhina või õppealajuhatajana oluliseks pead, mismoodi sa arengusuundi enda majas lapsest lähtuvalt proovid suunata ja müksata. Hästi palju rõõmu sinu igapäevasesse ellu ja ma loodan, et läbi täna sinu sõnade said õppealajuhatajad ka oma ametist võib-olla teadlikumaks ja võib-olla said toetust, et see on oluline amet ja soovime kõigile õppealajuhatajatele ja kõigile õpetajatele ja kõigile direktoritele mõnusat koostööd. Aitäh! Ja suur aitäh! Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Aitäh kuulamast! Jälgige meie Facebooki lehte Kes aias, mis aias. Kuulata saate meid SoundCloudis, Spotify's ja YouTube'i kanalist Kes mis aias. Ja ära unusta vajutada tellinuppu. Nii jõuavad uued saated sinuni kõige kiiremini. Kuulmiseni!